Mäletate, kuhu te sihtisite koera? No, täitsa niimoodi ikkagi kerest umbes nagu ega selles suhtes, et kui me siin laskesuusatamist ükskõik mida vaatame, et see on pikka aega sihtima, siis märkavad nii-öelda ohutu ja seisab paigal, siis hetkel ei olnud seal aega midagi siit. Need lasud käisid automaatselt. Mitu vastu te tegite? 3 vastu. 2009. aasta 22. veebruaril jooksid Tammsalu vallas Kullenga külas ketist lahti pääsenud valvekoerad Rocki ja Reku lähedal asuvale põllule. Mootorsaaniga sõitnud kohalik ärimees Mirek Matikainen lasi vaatamata koerte omanike püüdlustele loomi päästa mõlemad 4-jalgsed jahipüssist maha. Viru ringkonna prokuratuur leidis peagi, et Matikaineni süü toime pandud kuriteos on küll tõendamist leidnud, kuid arvestades, et mees on varem kriminaalkorras karistamata ning tegemist ei ole raske kuriteoga, lõpetas prokuratuur tema suhtes avaliku huvi puudumise tõttu kriminaalmenetluse. Täna Tartu kohtumajas toimunud istungil palub Viru ringkonnaprokurör Ain Tali tühistada maakohtu otsus Matikaineni õigeks mõistmises avalikus kohas ja julmal viisil loomade suhtes lubamatu teo toimepanemises ning tunnistada ta selles süüdi. Puudus ju Matikaineni tegelikult igasugune vajadus, sest koerte rünne oli selleks ajaks lõppenud. No see teine koer on seal vähemalt edasi ja on samamoodi seal verisena maas ja teda ma lasin hiljem nagu ei julenud ligi ka minna, sõitsin nagu vähe kaugemalt mööda ja hiljem lasin ta emale siis nii-öelda arvu kaudu veel, kas tabas ei tabanud, sest me selle siin suht kaugel. Eesti Loomakaitsjate Liidu inimeste meelest püüab aga Matikainen valetades enda nahka päästa. Meie poolt tegeles selle asjaga Eiki Valner, ta osales istungitel ja käis kohal, et tema oskaks kõige parem ülevaate anda sellest. Aga kuna ta praegu teles esineda ei saa, siis ma annan lühikokkuvõtte. Matikaineni jutt ei ole üldse usaldusväärne ja ka tunnistajad mitte, sest need on tema sõbrad ja teadaolevalt ja jahimehed samamoodi nagu ta ise. Jälgisime ka Jäägri foorumit, kus siis anti otseselt Matikaineni soovitusi, mida öelda ja ta praegu räägibki seda juttu, mis seal foorumis nagu kirjutatud oli ja välja toodud. Põhiline teema on see, et loomaasjade puhul on alati enesekaitse ja et loom ründab. Et selle peale saab alati välja minna ja nii ongi. Aga antud juhul tegelikult on ju ilmselge, et loom jooksis eest ära ja tema ajas saaniga taga. Juhtumi teeb eriti traagiliseks ühe tapetud koera peremehe Heiki Meriloo saatus. Lein ja pettumus Eesti kohtusüsteemis viisid mehe enesetapuni. Prokurör nõuab Matikainenile karistuseks tingimisi 5-kuuse vangistuse 3-aastase katseajaga. Tartu ringkonnakohus teeb otsuse teatavaks 7. märtsil.